Tervist! Ma käin personaaltreenerina aeg-ajalt inimeste ees rääkimas ja kõige sagedamini juhtub see siis, kui mõni õpetaja ei oska vastata mu õpilaste küsimustele toidulisandite ja lihastreeningu kohta ja kui ma saan aru, et see õpetaja ei tee tegelikult keratiinil ja kreatiinil vahet, siis ma lähen ikka kohale. Pealegi ma olen väga edev ja mulle meeldib tohutult esineda. Toidulisanditest rääkides on koolilastel üks kõige sagedasemaid küsimusi see, kas nad tohivad ja peaksid kasutama kreatiini. Ennekõike siis lihastreeningu tulemuste parandamiseks ja ma olen neile seda ikkagi peamiselt soovitanud ja soovitanud ennekõike neil, kes teevad juba vähegi tõsiselt sporti ja soovitanud seda väga erinevatel põhjustel. Samal ajal olen ma aga ka kohanud peamiselt vanemate inimeste seas päris suurt vastuseisu sellele kreatiini ideele ja mõnikord olen kohanud isegi hirmu ja paanikat, et kreatiin võiks laste tervise suisa ära rikkuda. Nii et ma olen tegelikult juba mõnda aega mänginud mõttega teha sel teemal üks video ja nüüd ma teen selle video, sest ma komistasin ühele väga heale kokkuvõtlikule teaduslikule artiklile, mille autorid on minu eest töö ära teinud ja kenasti summeerinud teaduslikud põhjused, miks lapsed ja noored võiksid ja mõnel juhul isegi peaksid tarvitama kreatiini. Esmalt igaks juhuks, kui sa veel ei tea, mis see kreatiin on ja millise puu otsas see kasvab, teen ma sellest väga lühikese ülevaate ja kui sa tahad pikemalt ja põhjalikumalt, siis võid vaadata näiteks seda minu pisut enam kui aasta tagust videot. Kreatiin on looduslik aine, mida leidub inimkehas loomulikult ja mida kasutatakse peamiselt lihasenergia tootmiseks ja mida inimese organism toodab pisut ise, aga vähemalt teist sama palju ja tegelikult isegi rohkem võiksime ja peaksime me saama ka toidust. Kui me räägime kreatiinist toidulisandina, siis saab seda tänapäeval osta ka enam-vähem igast suvalisest suuremast toidukauplusest ja kõige mõistlikumal ja kõige soodsamal kujul on tegemist kreatiinmonohüdraadiga, mis ei ole muide vastupidiselt väga levinud arvamusele loomset päritolu. Nii et seda võivad ja tegelikult koguni peaksid tarvitama ka veganid ja muidu taimetoitlased. Vabandust, et ma selle terminoloogia peensustesse ei lähe, sest vaadake, nemad ei saa seda olulist ühendit toidust vajalikus koguses kohe kindlasti kätte. Nüüd aga artiklist, mille autorid on selle pealkirjastanud kreatiini toidulisandina tarbimine on ohutu, kasulik kogu elu jooksul ning seda ei tohiks piirata. Mis võtab tegelikult suurepäraselt selle teema ja kogu artikli sisu kokku ja õigupoolest ma võiksin siinkohal ka punkti panna, aga kuna mulle meeldib rääkida ja ma loodan, et sulle meeldib kuulata, siis ma teen pisut pikema video. Artikli autorid, kes on uurinud kreatiini mõju ja on pärit paljudest mainekatest peamiselt USA ülikoolidest, uurimisasutustest ja kliinikutest, aga ka Kolumbiast ja Hispaaniast, tunnevad muret arengute pärast, mille kohaselt on hakatud aina enam rääkima võimalusest keelustada kreatiini ja kreatiini sisaldavate toidulisandite müük lastele ja teismelistele ning toonitavad, millega mina olen absoluutselt ja 100% nõus, et selline keeld ei põhine teaduslikel tõenditel, mis tegelikult hoopis toetavad tugevalt kreatiini olulisust toitumises ja selle ohutust toidulisandina. Ja kreatiinist rääkides peakski esmalt esile tooma, et selle ohutus on leidnud kinnitust väga paljudes ja me räägime siin reaalselt 1000-le lähenevast arvust viimase 30 ja enam aasta jooksul läbi viidud teaduslikes uuringutes, milles on analüüsitud kreatiini tarvitamise mõju sülelastele, lastele, teismelistele, täiskasvanutele, eakatele ja supereakatele inimestele ja olulisi negatiivseid kõrvaltoimeid ei ole leitud, kui jätta ehk kõrvale see, et osadel inimestel võib ühekordne väga suur doos tekitada ebamugavust seedelundkonnas, mis võib väljenduda erineval moel ja neilgi laheneb probleem reeglina täielikult, kui üks suur doos jagatakse mitmeks väiksemaks doosiks. Ma ei oska nimetada ühtegi teist toidulisandit,
mille puhul me saaksime nii suure kindlusega väita, et see on ohutu igas vanuses inimestel, kaasa arvatud imikud ja enam kui 100-aastased inimesed. Artiklis tuuakse esile, et inimese organism vajab päevas normaalseks toimimiseks keskmiselt 2–4 grammi kreatiini, millest umbes pool sünteesitakse organismis eneses ja teine pool tuleb saada toidust. Ja see peab tulema peamises ulatuses loomsest toidust ja kalatoodetest, mis ei ole aga alati võimalik või tõenäoline või mõnel juhul isegi mõistlik, sest toit teadupärast, loodan, et see ei tule üllatusena, sisaldab kaloreid ja kui me seaksime sihiks saada kogu vajaliku koguse kreatiini toidust, no siis on väga suur võimalus kaloritarbimise tasakaaluga vähemalt tumepunasesse minna. Uurijad selgitavad, et tänapäeva laste ja noorte toidus on kreatiini varasemast vähem. Ja see on probleem, sest me teame hästi, et kui lapsed saavad piisavalt kreatiini, siis on nad pikemat kasvu, nende rasvavaba mass on kõrgem ja rasvamass madalam ja nende luud on tugevamad. Seega, kui laste toidus ei ole piisavas koguses kreatiini, siis on nad täisealiseks saades oma piisavalt kreatiini tarvitanud eakaaslastega võrreldes ebavõrdses positsioonis nii füüsilise kui ka vaimse võimekuse osas. Ja sama selgelt võib tegelikult ka välja öelda selle, et neil on tulevikus oluliselt suurem igasuguste tervisehädade risk. Meil on olemas sõna otseses mõttes sadu teadustöid olemaks kindel, et kreatiini tarvitamine parandab lihastreeningu ja näiteks ka suure intensiivsusega aeroobse treeningu tulemusi, aga mida sageli ei teata, on see, et kreatiin aitab ka treeningutest kiiremini taastuda ja vähendab vigastusriski ja kui siiski vigastus peaks tulema, siis vigastuse ulatust ja kiirendab ka sellest taastumist. On väga oluline, et kreatiinil on muuhulgas neuroprotektiivne ehk närvirakke, sealhulgas ka ajurakke kaitsev toime. Ja kui su laps käib näiteks jalgpallis või mõnes võitluskunsti trennis, kus ta võib saada regulaarselt aju mikrovigastusi ehk siis litaka vastu pead, siis on vähim, mis sa võid teha, panna ta regulaarselt kreatiini võtma. Veel parem oleks ta muidugi sellisest trennist ära võtta, sest meil on tänapäeval väga selge teadmine, et kui laps saab aeg-ajalt treeningu käigus löögi vastu pead, näiteks palli peaga lüües, siis on tal hilisemas elus oluliselt suurem erinevat tüüpi ajuprobleemide, muuhulgas ka dementsuste tekkerisk. Ehk siis, kui su ainus eesmärk on, et su lapsest saaks hea jalgpallur, siis jäta ta trenni edasi. Aga kui sinu jaoks on tähtis, et ta oleks ka taibukas ja oleks edukas akadeemiliselt, siis vali talle mõni selline spordiala, kus ta oma aju pidevalt ei vigasta. Kui tänased lapsed ja teismelised saavad täiskasvanuks, siis loomulikult nende vajadus saada päevas toiduga normaalne kogus kreatiini ei kao. Ja muuhulgas teame me, et lisaks treeninguga seotud positiivsetele mõjudele on meil väga tõsiselt võetavaid andmeid selle kohta, et kreatiin parandab immuunsust, on kasulik südame-veresoonkonna tervisele ja hoiab tervemana ka aju. Samuti on sest kasu diabeedi ja vananemisega kaasneva lihasmassi ja lihasjõu kadumise ennetamiseks ja pidurdamiseks. Ja see aitab aeglustada osteoporoosi teket ja sellest on kasu taastusravis. Lisaks veel väga erinevaid positiivseid mõjusid vaimsele võimekusele ja tervisele. Antud artikli väited on kenasti kokku võetud selles illustratsioonis, kus tuuakse arusaadavalt ja lihtsalt esile, et kreatiini normaalne tase on organismis oluline igas vanuses inimeste puhul, alates sünnist kuni surmani ja reeglina organismi kreatiini taseme tõstmiseks kasutatav toidulisand kreatiin monohüdraat on ohutu ja mõistlik viis seda optimaalset taset saavutada ja hoida. Ja lõpetuseks ma tahaksin toonitada, et kuigi kreatiin on omega-3 puhul tõenäoliselt omega-3 kõrval tõenäoliselt kõige olulisem toidulisand igas vanuses inimesele, annab siiski regulaarne aeroobne ja lihastreening suurusjärgu võrra suuremat tervisekasu, aga kreatiinil on hea toime seda tervisekasu võimendada.
nii et jõusaalis näeme!